Kallid Elva inimesed, ärgake ometi üles. Kui me ei tee vahet enam elus loodusel ja eluta prügil, siis me elame vist vales kohas. Miks me peame vaidlema sellise asja üle? Kas teha autoparkla rohelisse parki või autovrakkide surnuaiale? See peaks ometi selge olema igale lapsele, et parki ei tohi hävitada. Missugust eeskuju me täiskasvanutena anname oma lastele? Missugused väärtushinnangud peavad meie lastel kujunema, kui me ise nii valesti käitume? Mina ei luba lauslollusel juhtuda keset päiset päeva. Ja mina ei ole nõus nende inimestega, kes ütlevad, et rahva hääl ei maksa midagi. Minu hääl maksab. Elva rahvas saab panna oma sõna maksma rahakotiga. Kui me valime edaspidi oma ostude tegemiseks teise poe, siis on see kaupmehele selge sõnum, et rahvas ei ole nende otsustega rahul. Kui iga Elva elanik teeb oma igapäevased ostud edaspidi mõnes teises Elva poes, annab see Elva tarbijate ühistule majanduslikult kindlasti tunda ning siis loodetavasti võtavad nad edaspidi rohkem rahva arvamust kuulda. Meil on Elva linnas piisavalt ka teisi poode, kus oma sisseoste teha. Kas või näiteks seesama Arbimäe Konsum siin, kus on piisavalt laienemise ruumi järgmiseks 50 aastaks. Selle asemel, et vaielda, kas pood tuleks ehitada 1 või 2 korruseline, kas parkla teha katusele või keldrisse, tuleb elanikel anda tarbijate ühistule selge sõnum, et kauplust tuleb laiendada selleks ette nähtud kohas, mitte kesklinna pargi roheluse arvelt. Pargi hävitamine ja selle asendamine parkimisplatsiga on ennekuulmatu idiootsus. Elval on nagu 2 identiteeti. Üks, millest väga palju räägitakse, on see 20. 30. aastate Elva. Professorite linnaosa ja Vereveäärse rannahoone ja kõigega. Aga on olemas ka täitsa teine Elva, mis on siis nagu minu noorepõlve Elva. See on 80. aastate oma, kus ka väidetavalt linnas olevat suvepuudel olnud siin 15 000 inimest või mis iganes, et selline Elva nüüd küll ei, inimesed elasid puukuurides ja kõik võimalikes kohtades, et millist Elvat sina ise taga igatsid? Huvitavat ja hea elukeskkonnad. See ei pea olema 20. 30. See ei tohiks olla see 80. keskpaik. Nüüd on aeg taastada meie kuurortlinna maine. Meil tuleb hoolitseda hoopis selle eest, et meie linn oleks vaikne ja ohutu. Kuulake neid konditsioneerimis undavad kaubanduskeskuse taga. Kas te kujutate ette, et teie maja kõrval on sellised konditsioneeri tundamas ööpäev läbi? Me ei saa seda lihtsalt pealt vaadata, kuidas meie enda silme all Elva linna reostatakse sõidukite ja parkimiskohtadega. Elvas peab liiklema jalgsi või jalgrattaga. Jalakäija on meie linnas kuningas. Ja autode koht on teedel ja magistraalidel, mis kulgevad linna ääres. Kõik need, kes tahavad elada oma autos, võivad teha seda Tartu linnas või Tallinnas. Elva tarbijate ühistu sõltub meist, meie rahakotist. Hääletage oma rahakotiga ja minge teise poodi nii kaua, kuni Elva tarbijate ühistu võtab kuulda meie rahva tahet. Nii lihtne see ongi.